tere, mina olen Peeter, te vaatate videoblogi Näeme õues. Käes on kohe jõulud, aga mina koostan nimekirja sellest, mida võiks enne jõule õues teha. Ja kokku on neid siis 10. Esimese asjana jõulutulede paigaldamine. Seda võiks teha juba oktoobris-novembris, et siis on ilmad võib-olla soojemad, näpud ei külmu, kui neid jõulutulesid paigaldada. Teiseks, uisutamine. Isegi kui maa on must, nagu mul siin selja taga on, siis uisuväljakuid ikkagi tehakse, vähemalt Tallinnas, Tartus, ja mujal pool võib-olla ka, et uisutada ikka saab, isegi kui lund ei ole. Kolmandaks, pikniku pidamine. Praegu ilm on selline nii ja naa, aga ehk on mõni selline ilusam ilm ka siin enne jõule, et nautida võib-olla seda vähestki päikest, mida detsembrikuu pakub. Neljandaks, jõulutulede vaatlemine. Sellisel pimedal ajal on, eks ikka rõõmustab jõulutuled, on see siis paigaldatud inimeste endi poolt või linnavalitsuse poolt. Sellisel pimedal ajal natuke ikka annab sellist rõõmu ja värskust ja jõulud meeleolu. Viiendaks, lumemämmede tegemine. Jah, hetkel lund küll ei ole, aga vahepeal oli, nii et kasutage seda võimalust, et kui lumi maha tuleb, siis kiiresti kas või mõni pisikene lumemämm teha. Kuuendaks, lumeingli tegemine. Eks see eeldas ka loomulikult lund, et selleks ei ole palju lund üldse vaja. Piisab ka pisikesest kihist, et saaks juba mõne lumeingli teha. Seitsmendaks, suusatamine. Sellega on praegu just kõige raskem. Pole seda lund see aasta vähemalt tulnud. Kui samas mõningates kohtades, kas või Nõmmel, tehakse kunstlund, et ka see pisikese ringi saab vähemalt ära teha või kellel on rohkem ettevõtlikkust, võib loomulikult kuhugi Alutagusele või Lõuna-Eestisse suusatama minna. Kaheksandaks, jõuluteemalisel orienteerumisvõistlusel osalemine. See aasta vähemalt tean 3 tükki, seiklusundi jõulujooks, linna orienteerumise jõulujooks ja libahundi jälje jõulujämm. Nii et küll vähegi võimalik, siis osalege. Alati on nad sellise oma huvitava puändiga, lisaülesannetega, et ei ole tegu tavalise orienteerumisega. Üheksandaks, jõulukuuse tuppa toomine. Kas see kuusk on siis hangitud oma metsast, RMK metsast või siit müügiplatsidelt? Pange ikka kuusk tuppa. Jah, loomulikult on tänapäeval ka moes plastikkuuske kasutada. Ei ole vaja iga-aastaste kuusega jämmimist. Aga kelle vähegi ikkagi tahtmist jaksu on, tehke seda. 10. ja viimaseks, jõuluturu külastamine. Õnnestus Tallinna jõuluturul käia, kuusk oli ilus, ilusad majad. Kahjuks sel hetkel mingit etendust laval ei olnud, aga ikkagi väga meeleolukas oli. Nii, see oli nüüd siis kõik. Siit võite siis enda peas mõelda, mitut tegevust olete teie jõudnud see aasta juba teha enne jõule. Kui mõni jäi tegemata, võite ju proovida veel mõni ära teha. Minu poolt aga kõik, häid jõule ja näeme õues. Las ma mõtlen. Piknikul pole käidud, suusatama ka kahjuks pole jõudnud ja lumeinglit pole ka teinud. Paar päeva on mul veel aega, aga ega see ei tähenda, kui ma nimekirja koostan, et ma pean siis kõik need ka ise ära tegema. See on ju teie jaoks.